Täna on märtsikuu viimane kuupäev ja on ka ühtlasi ajalooarhiivi viimane eksisteerimise päev. On ees kolimine. Me teeme juba teist kuud filmi sellega seoses sellest Liivi tänava asuvast vanast arhiivihoonest, kust välja kolitakse. Ja siin on siis paslik rääkida natukene selle maja algusest ja mis temast on edasi saanud. Teatavasti ehitati see maja Tartu Ülikooli esimeseks ühiselumajaks, valmis sai 1904, aga see maja ehitamise mõte tärkas, tol ajal ju Vene impeerium eksisteeris ja siis ministeeriumis hakati planeerima seda juba 1899. aastal just sellise kindla ruumiprogrammiga ühiselamuid üle impeeriumi erinevate ülikoolide juurde. Ja mõte oli see, et just esmakursuslasi põhimõtteliselt panna kokku elama, tagada neile siis selline järelevalve, et oleks neil ka korralik toitmine, et söökla oleks majas, et komandant elaks samas majas, kes siis üliõpilasi jälgiks ja et sellesse majja peaks mahtuma siis kuskil 150 üliõpilast. Ja seda tüüpi ühiselamuid siis ehitati päris palju üle Venemaa ja esimese Vene revolutsiooni ajaks, 1906, oli selge, et see poliitilise meelsuse kontrollimine ei ole õnnestunud selliste ühiselamute kaudu ja neid hakati juba likvideerima. Aga sel ajal, niimoodi siin Tartus, see ühiselamu hakkas alles tegutsema. Nii et siia saadi oktoobris 1904 oli see avamispidu ja saadi ta alguses kohe täis tudengeid, tol ajal muidugi ainult meestudengid olid Tartu Ülikoolis. Tuli seal lätlasest komandant Jermolai Gravit, kes sai siin eraldi suure korteri. Tema naine juhatas siin sööklat ja Gravit jäi siia komandandiks praktiliselt tsaariaja lõpuni. Ja siis, kui tuli esimene maailmasõda, siis teatavasti, kui rinne hakkas Tartule lähenema, siis otsustati, et Tartu Ülikool peab evakueeruma. Siis jäi see maja mõneti tühjaks ja siia asemele tulid igasugused kubermangu valitsus, näiteks mingi osana Riiast ja siin olid, kasarm oli siin mingi aeg ja see suur keeruline sõjaaeg muidugi ei jätnud sellest ühiselamuaegsest mööblist ja sisustusest suurt midagi alles. Nii et kui siis aastal 1920 toodi tänu Tartu rahule Venemaalt tagasi juba esimesed ešelonid nende Tartu Ülikooli arhivaalidega, siis oktoobris nad paigutatigi siia endisesse ühiselamu majja 3. korrusele. Ja siia nendega koos tuli ka siis arhiivi korraldama ja olitsema selle eest Friedrich Niinevee nimeline arhivaar, kellest siis saigi esimene arhiivi juht, kuigi kohusetäitjana. Ja tema ametisse nimetamine toimus 16. mail 1921 ja sellest on siis ajalooarhiiv ka tähistanud oma sünnipäeva pikka aega ja nüüd siis sel aastal on siis viimast korda, kui seda tähistatakse siin selles majas. Aga arhiiv muidugi ei olnud alguses mitte terves majas, vaid arhiivi käes oli 3. korrus. Aega mööda saadi siis ruumi juurde, 22. aastal veel 2. korruselt midagi, 23. aastal 4. korruselt midagi, nii et koos ülikooliga seda maja allati ja vist 1925. aastal siis lõpuks ametlikult anti see maja ka ülikooli poolt haridusministeeriumile ja arhiivile. Ja mõned ülikooli asutused jäid siia edasi kuni aastani 1955 isegi, need üleval 4. korrusel need tops kolis lõplikult siis ära. Ja maja täidetigi vaikselt arhivaalidega, tuli ka
Teine maailmasõda, siis oli arhiivil rasked ajad, 1941. aastal olid lahingud ja maja sai paar pommitabamust, aga midagi hullemat ei juhtunud. Ka 1944. aastal ümbruskonnas siin majad põlesid, aga arhiivijoone jäi alles, materjal oli küll evakueeritud ümbruskonna mõisatesse, ka Läänemaale ja Järvamaale, kaugemale siit, mis siis pärast sõda kohe tagasi toodi. Ja pärast seda hakkas tulema neid arhivaale siia päris palju. Et maja sai ka õige ruttu täis ja lausa ülekoormatud, millest tekkisid ka probleemid siin, millega me siiamaani võitleme ja mis põhimõtteliselt ongi tinginud selle, et me oleme nüüd sunnitud siit majast lahkuma.